Tervist! Meie kõigi ühine aadress kuni 12. augustini on Lõvivärava 8. Oleme seal praegu ja oleme kuni päikesevarjutuseni. Mida siis teeb koolipreili päeval, mil visioneeritakse ja kutsutakse endale päris pikaks ajaks meelepärane elu? Ta kirjutab raamatut, ta trimmerdab mõõdukalt, läheb spaasse, triidib ja hiilib iseennast, aga ei saa endale keelata ka rõõmu üks tekstitöö teha koos sinuga, kannab sõnumit ja kannab õpetust, kuidas teha õigeks metatõlgitud eesti keel. Niisiis tehkem ta eestikeelseks. Mind kiusas printer, tegi jube väikese. Ma saan sellega hakkama. Autori nimi on reeglina pealkirja all. Niisiis doktor Diego Bärman on allpool pealkirja. See sõidutatakse niisuguse kapsarauaga sinna, kuhu vaja. Tead ise. Ja siis vaatame nüüd pealkirja. Põhimõtteliselt me ei kirjuta pealkirju üleni kapiteelis versaalis suurtähtedega. Autori õigus, ikkagi doktor, jäägu nii. Mõnikord algab uus peatükk siis, kui lõpuks anname välja vana. Me anname ta vabaks või ära. Niisiis vabaks. Äraandmine eesti keeles kipub olema kahetähenduslik ka reetmise mõttes. Kasutame äraandmist, ei ole ilus. Lõvivärava teekond on alapealkiri. Selle teeme siiski väikeste tähtedega. Ära sa aja, ma tahan trimmerdada. Tund aega, tänan. Niisiis, väikesteks tähtedeks ehitame ümber alapealkirja. Lõvivärava teekond kutsub. Esimene lause sellest doktor Bärmani tekstist näitab eestikeelset sõnade järjekorra erinevust võrreldes hispaania, itaalia, inglise, slaavi keeltega. Alus öeldis sihitismäärus. Kallid sõbrad, kui me tõstame sõna, ületame ättepoole, kui me ületame läve uude eluperioodi, hakkab tihti midagi ilusat juhtuma. Meie südamed saavad loomulikult teadlikumaks sellest, mis enam ei kuulu. Tehes kalli õpilase Makita Minajeviga eesti keele tõlkerobotit. Ahaa. Oleme avastanud, et eesti keel on pikem kui inglise või mitmed romaanikeeled. Slaavi keeltest ei ole pikem ja eesti keele tekst saab pikem just sellepärast, et me vajame rohkem abisõnu, kuigi on 14 käänet ikka vähe. Ja me vajame ka selgitust. Gorjatši estonski parni. Selgitagem pikemalt, nii siis, mis enam meie ellu ei kuulu korras. Teatud hirmud kaotavad oma haarde, vanad harjumused hakkavad tundma end.
harjumused ei hakka miskit tundma, sina hakkad neid tundma, ehk siis vanad harjumused hakkavad tunduma. Ja kunagi kaugena tundunud unistused, me ei saa 3 korda öelda tunduma võõrana tundunud unistused, tunduma lähedasemalt, asendame 3. tundumise sõnaga kunagi kaugena tundunud unistused muutuvad lähedasemaks olemas. See ei ole sellepärast, see ei tulene sellest, et elu on ootamatult üleöö muutunud. Põhjus on selles, et oleme hakanud muutuma seestpoolt. Parem on sisemiselt. Nii siis oleme hakanud muutuma sisemiselt. Kuna lõvivärava teekond järgmistel päevadel jätkub, võivad paljud inimesed märgata kasvavat soovi lihtsustada. Teate, see on jälle see koht, kus eesti keel tahab täpsustust, oma elukorraldust lihtsustada. Tahame oma elukorraldust lihtsustada, sügavamalt hingata ja teha ruumi sellele, mis on tõeliselt oluline. Mõnikord kujutame ette, et transformatsioon tuleneb meie elule lisandumisest ja vahele pistame sõna millegi. Something, quelque chose, millegi. Te näete ise, et siin on puudu sihitis. Kui miski lisandub, miski on sihitis, millegi lisandumisest. Ai maitsev. Kuid jumalik intelligentsus toimib sageli vastupidisel viisil. Jätaksime selle viisilaadi mooduse meetodi meloodia seekord ära ja toimib palju lihtsamalt. Vastupidiselt. Kuidas vastupidiselt? Enne kui, see on ajaline tingimuslik, kui selle ette koma käib, enne koma, kui midagi uut saab täielikult kohale jõuda, palub miski vana ja mida, keda sihitis ennast. Vist ei trimmerda praegu, aga siin ja praegu ma trimmerdangi ju teksti, nii et aega on, step by step, üks asi korraga. Oo puhastav, parmusid laiali pladistav vihm. Nii siis ennast armastavalt vabastada. Veevalaja täis kuu kasvav valgus kordab seda kutset õrnalt, nii ilus. Veevalaja tuletab meile meelde, et vaatame eilsetest piirangutest kaugemale. Punkt. Me katkestame selle lause siin. Me ei pea tõestama kellelegi, et oskame moodustada liitlauset. Olgem arusaadavad. Lihtsustagem asju, mis on muidu komplitseerade, ei ole vaja. Nii siis. Vaatame eilsetest piirangutest kaugemale, punkt. Ja maha lause algab suure P-ga. Ikka lause on suure P-ga. Pidage meeles, et igal inimesel on ainulaadsed kingitused, mis on mõeldud maailmaga jagamiseks. Papa Haamer, Enok kordas aina.
kusjuures Uku Masinguu, kes on sündinud siit mõni kilomeeter eemal, tema tõdemust Jumala antud anne on ülesanne. Nii on. Kui kuu heledamaks muutub, siis võib-olla palub meie enda sisemine valgus ka veidi rohkem ruumi särada. Imeilus. Võib-olla just seetõttu võivad need nädalad tunduda nii tähendusrikkad. Nad ei valmista meid ette ainult 8. augustiks. Olemas praegu ilusti tõlgitud ka. Nad valmistavad meid vaikselt ette ennast selgemalt ära tundma. Iga vestlus, iga ootamatu taipamine, iga külaline, iga vahetatud pilk kaubanduskeskuses, iga pillatud kalambuur, nali. Iga andestuse tegu ja iga armastusega tehtud otsus saab järjekordseks sammuks teel, mis on juba meie ees avanema hakanud. Kui märkate, et tunnete kutsumust vabastada tarbetuid muresid, vanu ootusi või vajadust kontrollida iga tulemust, võib-olla usaldage. Me asendame sõna võib-olla sõnaga siis. Kui sa tunned, siis usaldage. Seda õrna sisemist liikumist. Nendel tunnetel võivad alati olla tavalised emotsionaalsed seletused, kuid need võivad peegeldada ka teie hingetarkust. Jääbki 2 sõnaks. Hingetarkus, tarkuse liik, aga kelle tarkus? Hingetarkus. Kirjutamegi lahku. Nii hea. Hingetarkust, kui märkate taga. Emotsionaalsed seletused, hingetarkust, mis teeb ruumi millelegi, mis on rohkem kooskõlas sellega, kelleks te saate. Mõnikord on suurim julguse tegu. See on tore väljend. Julgus võib ju olla, aga julguse tegu, hea. Mitte kinni hoidmine, see on valik avatud südamega edasi liikuda. Neile, kes tunnevad kutsumust sellel erakordsel hooajal suurema enesekindlusega navigeerida, loodi maise teekonna ja see on väikese tähega, maa on suure tähega, maine omadussõna absoluutselt väikese tähega, maise teekonna valdamise aktivatsioonid, et aidata tugevdada sisemist autoriteeti, emotsionaalset tasakaalu, põhjendatud tarkust ja võimet liikuda läbi elu üleminekute suurema selguse ja usaldusega. Siin on teie jaoks doktor Bergmani kodulehekülje link. Võib-olla pole ukseava kunagi sinust väljas olnud. Ja me pikendame väljendit väljaspool. Väljaspool olnud, võib-olla on see alati vaikselt avanenud. Otsustagem nüüd siis ära sinu või teie, sinu enda südames oodates hetke, mil oled, minevikus ei olnud, olevik nüüd on see aeg, kui sa oled.
valmis. Oodates hetke, mil oled valmis sellest läbi astuma. Jätkaku jumalik kohalolek, iga sammu suunamist, mida sa pärast küll terve teksti teie vormis kirjutamist, pärast lõiku läks robot üle sinatamisele. See on hea stiil. Me oleme tekstiga töötades saanud tuttavaks nii autori kui iseenesega. Mingem sinale ja ülesmägedele. Nii siis jätkaku jumalik kohalolek, iga sammu suunamist, mida sa järgnevatel nädalatel ette võtad või astud. Tead, pigem astud, on ju hea. Samm ette võtta tehtav, samm astuda väga eesti moodi. Astume. Astute, tuletades sulle meelde, et iga armastav valik, ükskõik kui väike, saab osaks ilusast tulevikust, mis hakkab juba avanema. Rahulikku õhtut, hüüumärk, palju armastust, hüüumärk. Tänan, et kaasa tegid. Tänan, et hoolid endast, elust ja maailmast. Vaatame, kes meist saab. Ole hoitud.